Septembrikuu vaadatuim telesaade Eestis jõuab täna õhtul 4. tuleproovini. Pärnu lähedal asuvast Paikuse Alevist kirjutas toimetusele Helle, kes loodab meie selgeltnägijate abile. Tere, Helle! Tere! Teie kirjutasite selgeltnägijate tuleproovi ja tahate saada meie selgeltnägijatelt abi. Miks? Sest me tahame saada selgust oma pere loosse. Helle ei tea siiani, kes oli ta vanaisa. Naisel on tihti tunne, et ta pole päris eestlane, kuid küsida pole enam kelleltki. Ja tegelikult ma ise mõtlen küll, et mul on niisuguse omapäraste näojoontega küll, ega niisugune tüüpiline eestlane ei ole. On ju nii. Selgeltnägijad tuuakse kohta Pärnu jõe kaldal, mis on Helle meelest tema perekonnaloos otsustava tähendusega. Kusagil siin peaks mulla all olema üks kivi. Ja selle koha peal näete te praegu musta lina. Sensitiivide arvamused kujunevad aga kohe oluliselt erinevaks. Ei tuntud mitte midagi, tegelikult. Millegi pärast minu spetsiifika on surm ju. Aga siin ma ei tuntud mitte midagi. See kivi seal maa sees minu jaoks tähendas seda mõrvarelva. Ja mul on niisugune tunne, et ma praegu näen nagu kellegi silmi vaatamas. Tarmo näeb silmi ja Vastara tunnetab kiirgust just sellest kohast. Ootamatu avastuse teeb selgeltnägija Kristi, kes märkab Helle näidatud kohas midagi sellist, mida varem pole kohalikest mitte keegi tähele pannud. Kas sa oled seda märki märganud siin? Siin on rist. Matmispaika, rist. Ja allpool on ruunimärk nagu osaliselt moodustav jada. Kellel on õigus ja mis kohaga on siiski tegu? Kes oli kuskil 76. või 77. aastal me korjasime siin metsvaarikaid ja siis vanema tuli korraks selle kuuse juurde ja mina tulin talle järele ja siis küsisin, et mis kivi see siin on. Täna õhtul selgub Helle jaoks selle koha kohta lõplik tõde. Me ei jäta ühtegi kahtlust õhku ja kontrollime selgeltnägijate vastuseid viisil, mis võtab ahetama ka meie muidu skeptilised ja heatujulised loogikud. Just täna me seda teemegi ülesande lõpus. Mis täpselt juhtuma hakkab, näed juba täna õhtul 8:30 algavas selgeltnägijate tuleproovis. Guten Abend, gute Nacht. Was haben wir gemacht?